Näitame teile koeri, kes teevad selliseid nippe ja trikke, et kui te seda ise oma silma. Aga järgmise loo juurde. Alari, kas sul on kodus koer? Jah, koer, taksokoer. Aga kas ta teeb trikke ka sul? Või Jaa. sama koer? Tema põhitrikk on see, et ta sööb Selveri pasteeti ja noorulaadi. Need teevad kõige kuumem sõna. Kas oled vihane ka siis ta peale, kui ta sul kõik ära sööb kodus Ei, laua pealt? mul on seda palju. Aga nüüd vaatame, kuidas teevad koerad ikkagi päris trikke. Viljandimaa poiss Siim sai endale koera 7-8 aastat tagasi. Pealtnäha oli see täiesti tavaline koer. Kuid vaadake ise, igaüks teist suudab seda järgi teha, aga kas olete näinud koera, kes redelit mööda teisele korrusele või koguni puu otsa ronib? Kui palju seda koera dresseerinud oled ja temaga tegelenud, et ta nii uhkelt üles ronib? Ega me ei olegi nagu tavaline maakoer ja ei olegi nagu dresseerinud ega midagi. Õpetanud trikke ka ei ole eriti. Aga mismoodi sa avastasid, et ta näiteks redelist üles ronib? No ma olen mitu korda näinud, et siin lakka katusele ronib ja sinna lakale. Ja siis avastasime, et oskan niimoodi redelist ronida. Siis proovisime. Ma saan aru, et see koer on sellise päris kummalise saatusega koer. Mis taga juhtunud kõik on? Ta on meil auto alla jäänud mitu korda. Ja siis on see suure T150 ratast alt kah läbi käinud. Mismoodi räägid? Ta oli niimoodi, et ta jooksis nagu traktori juures, traktori kõrval ja siis kogemata jäi nagu alla topelt rataste vahele. Ja siis ta ei saanud paar päeva liikuda, paar nädalat ei saanud liikuda. Ta oli niimoodi, et ratta koopas, kui ta jäi auto alla. Mingi 150 meetrit seal niimoodi pöörles ja siis oligi, et tal poritiivaga tõmbas selle käpa lõhki täitsa. Siis ta pärast ise näris need kõõlused ära. Tal ei olnud siis haav veel kinni õmmeldud. Siis ta näris kõõlused ära, siis nüüd ei olegi enam neid. Tule siia, tule! Kas ta saab mingi autasu ka siis, kui ta on hästi teinud ja niimoodi käsu peale roninud? Ikka saab. Annab veel pidi. Mis ta lemmiksöök on? Ta ei olegi nagu sellist kõike. Enne neid õnnetusi oli ta tegelikult päris tavaline koer, mingit trikke ta ei teinud. Ei olnud jah. Enne seda oli ta üsna selline tavaline ja jookses ringi ja ei olnud midagi viga aega. Nüüd ta nagu on selline, et natuke tagu ots kipub ettepoole joostes. Aga sõna kuuleb ikka? Sõna, inimeste peale, kui ta mõnikord läheb kurjaks, siis ta eriti ei taha kuulata. Aga muidu kuulab küll jah, siia tulemist ja kõike. Algusest ütlesite, et kas ronib puu otsa või sööb ära? Mida see tähendas? No see on see, et mõnikord ta kaitseb nagu omasid väga palju. Ja kas ta meiega esimest kord ei teadnud, kui me nii kõrgele ei olnud redelitsa saatnud. Kas ta enam ronib, aga näe ronis. Mäletad sa seda ka, kuidas see koer teie elamisse tuli? Tuli jah, me nagu kolisime sinna koolimajja, kus me praegu elame ja siis tuli mõte, et võtaks koera, et koolimaja valveks. Siis otsisime lehest ja leidsime, et Tartus on selline 300 krooniga saadav koer. Loomaarsti juurest ossime veel, esimene tuli ja järel. Aga sa selle peale ei ole mõelnud, et mingeid muid trikke veel õpetada talle? Ikka mõtleme vahepeal. Ma praegu veel ei ole aega saanud. Aga näiteks mida? Mõtlesime redelist alla tulla, ta vist veel ei oska, et me teeme selle ka ära. Redest alla tulla ja selle igas teiste trikkide jaoks, et kõrvalpüsimis selle jaoks on juba liiga vana. Muud saab õpetada. Seega, kõikide imeloomade omanikud, kui teie hoolealused oskavad teha midagi imetabaselt meeletut, andke aga teada. Meil pole kahju ei ajast ega videolindist. Tuleme kohale ja näitame teistele ka.